Täna oleme siis kogunenud siia selleks, et Ventwell mootoriblokiga tuttavaks teha. Selleks on meil siis valmis uued raamsaaled. Need paneme paika ja siia vahele paneme siis sellist mootori koostemääret, et siis Ventwell ikka ilusti ringi käiks. Ülejäänud kastasjadega on meil ka siin ootamas. Kõiksugu tihendid, polvirõngad, kepsud ja nii edasi. Vahepeal organiseerisime oma tööriistanurga ka ümber. Siis ei vedele kõik asjad põrandal. On vähe inimlikum. Auto on endiselt samas olekus. Mis seal ikka? Hakkame pihta. Vahepeal keerasime siis raamsaalade pakud kinni. Kõigepealt oli 30 newtonit, siis 60 ja siis veel 90 kraadi peale. Selle tulemusena Ventwell käib endiselt ringi. Seega tähendab, kõik sai õieti tehtud. Ventwell on korras, sirge. Ning võib rahus edasi kokku kõike panna. Töö käib või? Kui eelmine kord siin näitasime, kuidas me paigaldasime raamsaalesid, siis asjalood on nii kaugel, et kepsud ja kolvid on ka plokis. Vaatame siit altpoolt. Ilusad läigivad. Need on paigas, kõik käib ilusti ringi ratast. Nüüd just läks õlipump paika. Sama jah. Siis mootori esimene otsakaan. Siia ette läks uus Ventwelli esimene simmer. Ja tegelikkuses peaks ühte mootori käppa ka natuke ümber lõikama. See oli kuidagi natuke blokist eemal. Jah, seesama, kus see on punase markeriga märk on. Edasi nüüd ongi plaanis siis nüüd karterid alla panna. Tal koosneb 2 osast. On alumine osa. Oleneb kumbalt poolt vaadates alumine. Eks nii-öelda see esimene osa, mis siia vastu plokki käib. Ja siis see teine osa, mis jääb siis madalamale. Enne silikoni paigaldust on mõistlik kõik pinnad ära puhastada. Sest ei ole mõtet sitta silikoniga kinni liimida, sest pärast hakkab lihtsalt rivi tekkima. Aga seni, kuni ta puhastab, siis me võime siin ringi vaadata, mis siin meil on. Need 2 siin ei ole laibakotid, nendes on meil tagatihvrid. Üks läheb sellele autole ja teine on ühele teisele projektile. See siin on ka ühe järgmise 1.8 mootor. See tuleb ümber ehitada. Siit nurgast leiame me ühe järgmise 1.8. Mul on sellega mõningad mõtted.
need mõtted ka kõik toimivad, siis sellest peaks saama 2.0 turbo. Vaatame, palju meil siin ka sooja on. Ootan kogu talve kuni suvi algab, sest muidu on mu korteris nii külm, et kusi aurab. 3 kraadi. Asjalood on nüüd seal maal, et esimene põhi on all. Uba külge lähevad nüüd just torud tagasi. Igal otsale läks ilus kummirõngas. Nüüd sai enne mõliga kokku tehtud, et libedamad paika istuks. Nüüd ongi mõned viimased pingutused ja siis saabki viimase põhja alla panna. Hetkel poldivarused vaadates tundub, et kõik nagu läheb ilusti. Siin on uus tihend. Siin on 19 polti. Siin ämbris on 4 polti pluss hunnik mutreid, mille päritolu on veel teadmata. Aga eks järjest kokku pannes see ikkagi selgub. Ja, siin on näha, põhja on ka meil tuunitud. Siin muidu käib põlitaseme andur, aga meil sihukest jura vaja pole. Meil on ikkagi sihuksemad kivaaegsemad autod. Need ei näita armatuuris, kas õli on vähe või palju. Meil huvitab ainult õlisurve. Et õlitaset ikka saab iga mees ikka varda pealt ise vaadata. See on ikka vähe usaldusväärsem kui mingi elektroonika. Ja lõpuks jõudsimegi nüüd siia maale, et plokk on koos. Ootab siin peale minemist. Järgmine kord tahakski käigukasti paika saada hoovastiku külge. Et siis saaks selle ploki sinna kasti otsa toppida. Auto alt saaks ka kardaani paika panna ja siis tagatifri, mis oli siin selles kilekotis. Mähkad on kõik esindatud, vahest võtab vesiseks. Siinkohal sellega lõpetaks ja järgmine kord siis jätkab sealt, kus pooleli jäime.